Tere! Kirjutamaks head praktikaaruannet on tarvis oma praktikakogemust analüüsida. Selleks on mitu võimalust, aga üheks võimaluseks on STAR-meetod. STAR-meetod koosneb 5 alaosast ja need tähed STARR tulenevad inglisekeelsetest sõnadest. Aga vaatame siis neid tähti ja neid alaosasid lähemalt. STAR-meetodi esimene osa on tähistatud S-iga. See tuleneb inglisekeelsest sõnast situation ja tähendab see siis olukorra kirjeldust ja ka taustaandmete avamist. Selles alaosas saadki kirjeldada, kus, mis ajavahemikul sa oma praktika tegid ja ka seda, kellega koos, ehk kes olid veel selle praktikaga seotud. Viibisin 5 nädalat veebruaris ja märtsis korrektsioonieriala järelevalvetoimingute praktikal. Praktika toimus Tallinna vangla esimeses üksuses ja minu juhendajaks oli Mari Maasikas. Praktikal üheks õpiväljundiks on, et õppur teostab igapäevaseid järelevalvetoiminguid. Mina sain praktiseerida näiteks loenduste tegemist, kirjade jagamist ja kinnipeetavate saatmist. Mina viibisin oma päästepraktikal Lõuna päästekeskuse Tartu Annelinna päästekomandos. Minu juhendajateks olid 4. vahetusest rühmapealik ja meeskonnavanem ja praktika kestis minul 3 nädalat. Praktika üheks peamiseks õpiväljundiks oli päästja töövarjuna osalemine. Kahjuks kõiki päästetöid me teha ei saa, sellepärast et kadettidel puuduvad vastavad kompetentsid ja vastav pädevus päästetöid teha. Muidugi sain väga hea ülevaate päästja igapäevatööst, kuidas on üles ehitatud nende tunniplaan, nende päevakava, mida erinevad meeskonna liikmed päeva jooksul teevad, kuidas toimub komandosiseselt alluvussuhted ja ning kuidas toimub suhtlus häirekeskusega ja teiste struktuuriüksustega. Tervist! Mina olen kadett Sild. Ja mina olen kadett Kesa. Õpiväljund meie eneseanalüüsi näites on meeskonnatöö tegemine. Patrullisime sõidukiga Pärnus ja meie ülesanne oli tagada avalik kord ja täita väljasõidukorraldusi. Patrullimine toimub ohutuse ja efektiivsuse mõttes patrullpaaridena, sest meeskonnas on ülesandeid tõhusam ja ohutum lahendada. Saime väljasõidukorralduse, et Pärnu kuursaali ees toimub kaklus. Väljakutse tekitas ärevust, kuid juhendaja märkas seda, rahustas ja kohale sõites rääkisime läbi ning leppisime kokku järgnevad tegevused. Ametipraktika perioodil tegin reisijatele kontrolli, just nendele reisijatele, kes saabust Venemaalt.